Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Diakoonia on oma püüdlustes ja oma palvetes Moskva agressorile vastupanu osutava Ukrainaga tingimusteta. Olla Ukrainaga tähendab tänapäevases kontekstis olla Euroopaga. Aga väljas olles Euroopa eest, oleme me väljas Eesti eest. Ja nüüd tuleb olla ühtsemad kui kunagi varem. Eesti Diakoonia on saanud peapiiskopilt ülesande igasuguse abi koordineerimiseks ja kirikuvalitsusele ja partneritele abivõimalustest tervikpildi kujundamiseks. Assessor Ove Sander on käivitanud iga hommikuse infovahetuse partneritega ja aidanud saata Ukrainasse meditsiinivahendeid. Toidupank kogub ja annab edasi toitu. Mina pöördusin 28. veebruaril ELK koguduste allasutuste, laagrikeskuste ja muude kiriklike ühenduste poole ülevaate saamiseks sõjapõgenike majutamiseks. Samuti ka psühhosotsiaalse abi andmiseks ja küsisin ka muude võimalike ressursside kohta. Julgustan kõiki tegema koostööd vabaühendustega ja muidugi avaliku sektori omavalitsustega. 4. märtsil edastas Eesti Kirikute Nõukogu minu pöördumisega kõikidele liikmeskirikutele. Ja tänaseks on tulemus käes. Meil on kasutada kuni 300 voodikohta erinevates Eesti paikades. Põgenike arvu kasvades kasvab ka vajadus täiendava abi järele. Suurim vajadus on kahtlemata Tallinn. Esimesena avas oma uksed ja südame kirikutest Harku Järve kogukonna kirik. Ja esimene meie külaline vaatas oma eluruumid üle pühapäeva õhtul. Sügav kummardus kõigile, kes on juba andnud teada oma valmisolekust abistada sõjapõgenikke Eestis ja samuti agressiooni ohvreid Ukrainas. Teie tugi on väga oluline.